Tšau barbekassad, nagu igal jaanipäeval kombeks, pakume teile ühe šašlõki retsepti ja seekord on laua taga selline mees. Tšau Priit. Tšau. Šašlõkk siis? Šašlõkk. Seakael saab meie poest. Kes teab, kus asume, see teab, kes ei tea, uurib järgi ja tuleb ostma. Ja kasutame siin sees siis tegelikult suhteliselt lihtsad asju. Everyday raabi, Carolina kastet. Miks just seda, me vaidlesime siin enne ja miks just Carolina kastet? Ma tean, see on sinu mingi teema niikuinii, et seda... Ta on see, et kellele maitseb Blues Hawks ja Tennessee Red, kurja mulle maitseb see. Ja vaatame, mis saab. Ma arvan, et saab väga hea. Nii, aga see pole kõik. See pole kõik, noh, nagu ikka. Sibulat mõnuga, natukene tšillit, kujatatud basiilikut ja siin siis on mul, ei ole kahjuks meie poest, aga otse Gruusiast toodud ja Khmelis Suneli. Okei, nüüd inimene sattus segadusse just. Kus saab? Khmelis Sunelit müüvad ka meie need suured kaubanduskeskused. Olen nendes näinud. Aga selles mõttes, kui oluline osa see sellest šašlõkist on? Kui see välja jätta, mis siis juhtub? Tuleb natukene kehvem, aga tuleb ka hea. Okei, aga nüüd on see koht, kus on vaja kõik asjad ära hakkida, eks ole, ja me ei hakka kedagi nagu ennast halvasti tundma panema, eks me näita, kuidas sina seda teed, aga üldiselt anna mingisugune juhis, näiteks siinsamas, et sibulad kas kettaks või tükiks või koriander? Korianderiga nüüd see asi, et kuna see 50-50 taim nagu ta on, kellele ei meeldib, hästi must-valge, kellele ei meeldi, siis asendage peterselliga. Leht peterselliga tuleb ka väga klõova. Sibulad võivad ka minna täiesti poolrattaks. Tähtis on see, et ta annaks oma mahla võimalikult palju lihale, mis siis marineerib liha ja teeb ka pehmemaks. Et võimalikult peenikeseks, kes noaga hakkama ei saa, siis võib lasta ka mandoliiniga. Et nii lihtne see ongi. Tšillist rattad, kuna need on meie kaubandusvõrgust, siis need on tavaliselt selline lasteaiakaup. Et ei ole teravad, ma olen lasnud koos seemnetega. Et natukenegi tuleks mingisugust vurtsu, aga nendest tavaliselt on vähe. Aga igaks juhuks. Siinkohal küsin kohe, et tegelikult paljud ei tea seda, et see tšilli õige pauk on tegelikult nendes seemnetes, on ju? Seemned ja siis see valge koda, mis siin sees on, et selles on nagu kõige rohkem. Kui sa ei kannata seda vurtsu, aga see tšilli maitse tegelikult on seal oluline, siis võta need asjad välja. Võtad need välja, jah. Ja aga ka jälle igaks juhuks see, lõika ennem tagumine ots ära, proovi, kui tugev ta on. Selleks, et siin eesotsas ei ole vurtsu, tagaotsas on vurtsu. No, hästi lihtne. Okei. Ja basiilikus kasutan siis kuivatatud basiilikut. See annab intensiivsema maitse kui värske. Ja Everyday põhimõtteliselt teeb siis seda, et ta on sool, pipar, MSG ja kõik muu, mis on vajalik selleks, et teha šašlõkki. Just, absoluutselt. Ja hapu tuleb siit seest. Kerge hapu, ei olegi plaanis teha nagu päris seda äädikas šašlõkki. Aga nii lihtne see ongi, ei midagi keerulist. Aga akseldama siis? Jah. Lihatüki lõikus, see, mis meie müüme, see seakael nagu näha on, siin on rasva mehe moodi, on tublid suured sead olnud, aga küsimus on alati, kui suured sealihatükid lõigata šašlõki jaoks, Priit? No, ma ise teen alati niisugused vähe suuremad, et siis saaks kauem sossutada, aga ma arvan, et sellised on nagu täiesti tipp-topid. Näita suhtes maitseine purgiga näiteks, no. Vola, selline ta on. Nii, mis sa sorteerid siin nüüd? Mis värk käib? Ei, ma lihtsalt näitasin, et siin osad olid niisugused väga suured rasvatükid,
et need võtsin, lõikasin ka väiksemaks, et need saab siis, kui ajad vardasse, saad sinna liha vahele ajada, annab jälle head maitset. Aga see hästi lihtne. Alustame sellega, et maitseained ennem seegime korra läbi, et ja nüüd ma tean, küsitakse, aga palju sa paned? Ma ei tea, nätsutame läbi, maitseme. Kas soola on varajalt? No seda maitsed pärast muidugi aina siis, kui on kõik asjad siin juba koos sulle. Just. Ei ole praegu veel mitte midagi. Nii et. Sest ega me siin ju täna tavalist soola midagi muud ei kasutage, kõik tulebki everyday raavist. Nii, kuivatatud basiilik. Miks kuivatatud, mitte värske? Kuivatatud basiilikul on oma niisugune spetsiifiline maitse ja värske basiilik annab niisuguse liiga ümara või värske maitse. Kuivatatud on nagu jupimaad parem. Maitsekam. Aga igast pestod, värgid, jutud loomulikult värskest on, et see jumalik hõng saab kätte. Ei, kui sa pestot teed, siis loomulikult, siis on ikka kõik värske. Kuivatatu, ma ei kujuta ettegi. See oleks vist vähe karm. Karri värvi asi või? Jah, seda tegelikult kasutatakse hästi palju näiteks hartšoosupi sees on see. Noh, must be. Päris palju läheb seda siia. No, et oleks tunda. Ma proovin äkki nuusutada seda, mis asi see on. Kurat, väga tuttav lõhn on, ütlen ausalt. Noh, hartšoop sööd. Söön. Seal sees. Midagi muud nagu tuleb meelde veel. Mingi Gruusia. No ongi Gruusia, jah. Gruusia toitudest. Nii, nüüd. Sibula sa lasid üsna peenikeseks, on ju? Jah, et tuleks mahla võimalikult palju välja. Sellega seoses siis on ka see, et sibulaid võid, kui ära koorid, siis hoia külmas vees. Kargab vähem silma. Nähtis on see, et nätsutad, siis läheb tal see, maitsed lähevad juba sisse, kuigi me tõmbame ka, kes saab, võib tõmmata ka vaakumisse. Me ka teeme seda aina. Jah, aga kui ei ole võimalus, siis lihtsalt ongi nii, et nätsutad ja nüüd on see kuri hetk, et Soolasust on puudune kord. natuke jah. No nüüd muidugi see Carolina teeb ka veel lõpus oma tööaine. Ja seda paneme tegelikult nii, et ei uju, vaid on ainult kerge kiht peale. Kes muidugi tahab, siis võib ka päriselt ära uputada. Ja nüüd viskame selle tšillijupskit ka peale. Sul selle, ütleme niimoodi, et praegu oli kuskil 2, mitu kilo liha meil? 2,3 kilo liha. Ja siis sul läks üks terve tšilli selle peale? Panin 2 tšillit. 2 tšillit. 2 tšillit, 7 sibulat. Üks väike kott jaemüügis, mis müüakse seda basiilikupulbrit. Ja meelissuneerit läheb ka siis niisugune, ma ei oskagi öelda. Kurat, kokkadel on see tundevärk. Nii, väga oluline moment. Kas sa oskad kirjutada seda, mis iganes sa maitseaine nimi oli? Meelissuneeli, jah, oskan. Kuidas see käib? Et hakkan praegu spellima või? Jah. H, M, E, L, I, Hmeli, sidekriips, S, U, N,
H-M-E-L-I. Khmeli Suneli. Nii, ja siis viimane törtsakas, nagu rääkisime, koriander, kellele ei meeldi, kes tunneb seda seemi maitset ja no mitte kuidagi ei sobi, siis peterselli. That's it, nii lihtne ongi. Aga miks seda rohelist olema peab? No tegelikult see annab ka maitset. Okei. Do it. Oh, it's good. Päris hea on. Nende ürtide tükeldusega ka, et ei aja mingit kuju taga või et kas nüüd on tehnika lihtsalt rahvli. No ei pea siis ühesõnaga seda tegema, et hakkad ehitama palli ja sealt siis... Ei, siin selle sees küll ei pea. See ei ole see söök, kus hakata mingit suuremat sorti ilu taga ajama. Valmis? No ei ole tegelikult. No selles suhtes, et nüüd ta tahab seista. Täna tegid, homme küpsetad. Või täna tegid, paned vaakumisse, 3 tunni pärast küpsetad. No 3 tunni pärast, ma ei tea, kas natuke vara võib-olla peale, hommikul teed ja sügaval peale nagu õhtul saad äkki teha juba siis. Jah. Aga noh. Päris hea on. Täitsa niisugune natukene teistmoodi. Ja, aga nagu tavaliselt öeldakse, vaata nagu, et ei taha nagu kokka solvata, et no see on niisugune teistmoodi, siis see pigem on nagu kurat jumala hea teistmoodi. No. See kõlab nagu mingi kaste võiks niisuguse maitsega olla. Te ei kuulnud seda, te näete seda aasta aja pärast. Okei, aga nüüd siis kogu see värk vaakumisse ja siis sügaval peale nõunal näeme ahju ääres. Absoluutselt. 6 hours later. Jaa, ma näitan sulle trikki. Näita. See Dreamfire'i U-varras, see on jube hea asi, kui munas kasutad, aga kui liha paned peale, ma ei hakka kätte panema siis, ma näitan, siis ükskõik millist liha paned, siis 2 näppu varda vahele ja siis tõmbad otsa ja siis siit lõpuni, sest et muidu on sul varras lõpuks selline. Very good. Korduvalt juhtunud. Very good. Kuidas lihavardas üldiselt on? Tihedalt koos, laiali? Ma panen tihedalt kokku, vajutan ta niimoodi natukene laiemale. Nagu pöidlaga pealt nagu teeks kebaabi või? Jah, kui on äädikamarinaadis šašlõkk ehk siis vedelas marinaadis, siis topid varda tihedalt täis ja pigistad niimoodi sedasi, et see liigne vedel ikka välja, muidu hakkab ta grillis hauduma ja ei hakka pruunistuma. Ja, siis saad keeduliha põhimõtteliselt. No, vana hea talli. Jah. Aga no ütle nii, et pilt on ilus, on ju. Et kena näeb välja see liha. Näeb. Sibula maitse. On pigem võrratu. Et šašlõki grillimisel peaks tegema grillile, ükskõik mis grill sul siis on, kuum osa, külm osa. Jah, ikka, et oleks, üks on see, kus saad alguses selle kõva surtsaka talle ära teha. Ma teen lahti. Ja teine siis, nagu meilgi siin ajutusplaat on vahele pandud ja pärast siia külmale osale. Ja. Nii. Ja las ta nüüd olla. Jah, kuni pruun on. Just. Jah. Nii kaua, kuni siit hakkab musta suitsu tulema, siis oled hiljaks jäänud. Siis tuleb järgmised vardad teha. Ja. Loodetavasti tegid enne piisavalt palju šašlõkki
et saad, no kui läheb tuksi, siis saad uuesti teha. jah, väga hea. Keerutasin nad siin peal nüüd ära, värv on küljes. Jahutusplaat. No siin ta ongi jahutusplaat. Et vaheplaat on vahel ja nüüd jätame nad siia siis järelküpsema, et noh. Palju sa tahad see slõkk, et oleks? Mulle meeldib natukene toorem lugu. No, kui ta on jälle liiga küpsene, siis ta läheb kuivaks kätte ära. Et jah, ta võiks niisugune, kui nüüd veisega võrreldes, siis natukene küpsem kui medium. Kui sealiha safe Euroopas on endiselt veel 74, USA-s toodi see alla. Kuhu sa slõkki paned? Ma arvan, ma jätaks ta ikkagi sinna kuhugi 70 juurde. Okay. Et oleks, siis jääb seda mahlasust ka ja... Teine asi on see, et kui sulle ei meeldi, küpsuta siis rohkem. Jah. Ja mis ma nüüd vahepeal veel siin, kui need siin brunistusid, ma puhastasin ja hakkisin peeneks 4 sibulat. Nii. See on nüüd see, et kui me võtame nad siit ära, siis paneme, kodus on kas siis kauss, vann, ma ei tea, whatever, mingi anum, kuhu sisse me nad paneme. Paneme alla õrnakihi sibulat, siis paneme liha ja paneme uuesti sibula peale ja paneme fooliumi või paned kodus paksu vatti teki aine ja las ta küpseb seal soojas veel natukene edasi, sibul läheb pehmemaks, annab oma maitset jälle slõkile juurde. Saab palju parem. Onu Priit võtab vardast maha. Ei, see kunagi ei õnnestu, Priit, mitte kunagi praktiliselt ei õnnestu. Sa saad malad välja. Ole näha. Nii, ja nüüd? Mis nüüd saab? Nüüd on see, et nüüd paneme siia veel mõnuga sibulat. Toorest siis. Toorest. Ja foolium, ilmselt seda fooliumi juttu on juba küll veel räägitud, et läikiv pool ja tavaline pool. Läikiv pool allapoole. Nii ja kauaks? No 7-8 kuni 10 minutit on nagu nii vähe või? Jah. Ja siis? No, hea on muidugi veel see, et... Kunagi sa tegid ühe retsepti meile, kus sa panid selle ikka mõneks ajaks potti, kuna nad suured tükid olid vähe tooremad. Ja sinna siis sai ka veel ju minu meelest mingi tekilaadne asi peale pandud. Et praegu antud juhul siis kasutame tekina natukene. Tore tekk. No, ta sooja hoiab ikkagi natukene. Ja siis teeme siis 10 minuti pärast amps. Vaatame, kas sobis ei sobinud. Jah, vaatame pooled. Just. Ma olen valmis. Vaatame, mis tuleb siis. Kurat, lõhn on vägev. Jah. Lõhn on vägev. Lõhnab küll hästi. Nüüd lõi päris pahmaka. Nii. Ilus. See kõik on nii ilus, et tahaks kohe proovida. No. Cheers. Cheers. Mahe. Kerge tapu. Mul pigem väga maitse on. Jaanipäeval julgeks teha küll. Jop. Ma üldse ei pahaneks. Halba maitset pole peaaegu üldse tunda. Peaaegu üldse. Ei, lõppkokkuvõttes on väga hea tuli välja. Tehke järgi ja ostke ära, aine. Absoluutselt. Retsepti saate. Ise maitsete. Ja ongi olemas. Jaan päästetud.
head jaanipäeva! head jaanipäeva!